mõõdu võtsin, tuleb ja Flora siis valges vormis. Päris hea pall sinna kasti viidi. Flora õnneks seal omad esimesena jaole jõudsid, nüüd natuke Valdmeid saab surve alla, jääb pallist ilma ka, on võimalik kohe peale lüüa ka, kas tuleb Floralt, löök tuleb, pall on väravas ka, aga äärekohtunik on suluseisuks, saab uue nurgalöögi välja võlutud, vaatame uuesti Valdets, jääb sul surve alla, võterdab tegelikult hästi seal Levadia mehed kombineerisid ka oma vahel, aga üritab mängu siduda Valdmets. No nüüd leitakse hästi, Kukkonen üles, tuleb sinna jooksu peale Lorenzile ka, kas Lorenz saab lüüa ka ja tuleb esimene tõrje kohe. Uuesti sisse poole keri pall tuleb, tagumise posti suunas, pall lahtine, kes saab esimese näole ja 1-0 ja Lehtmets viib kodumeeskonna juhtima. Õigel ajal õiges kohas ja natuke segadus seal Floral oli ja 1-0, vaatame korra veel. Ja pall tuleb tegelikult seal 3 Flora meest olid esimesena selle palli juures, aga keegi selline korralikult klaarima ei läinud ja seal õnnega pooleks Lehtmetsale pall ette kukub ja sai oma tahtmise ja tuleb pall kasti ka ja seal on võimalik peaga lüüa, aga ei taba praegu palli Lorenz hästi ja Lehtmets siin vahepeal täitsa üksinda survet tegemas on. No nüüd tuleb hea sööt ääre pealt, kes jõuab sinna esimesena Flora mees ka jõuab, astub mööda ka, tuleb peale löök ka ja seis on 1-1 ja värava autoriks number 70 Eensalu ja nüüd väga ilus rünnak Floralt mööda paremat äärt. Mõlemalt poolt väga kenad väravad, vaatame seda rünnakut uuesti. Pihlak selle söödu sinna andis, väga hea sööt Eensalule, Eensalu hästi ka on esimesena jaol ja sisuliselt kolmas puude oli Aleksandr Sakarjuka ja tema asemel siis mängu sekkus, vaatame selle olukorra ära, tuleb pall kasti ka, kes seal esimesena jõuab nüüd selleni, jääb Florale, seal tuleb peale löök ka ja Lepp tõrjub ja teise palli püüab. Mängitakse lühidalt, Valtser siin kasti ääre peal, uuesti Kukkonenile, tuleb tagumise posti tõste ka, tuleb löök ja 2-0 või 2-1 tähendab. Esimesena seal number 24 Pihela jõudis selleni ja nurgalööks oli, vaatame uuesti. Esimene lühikesed, teine uuesti ääre peale Kukkonenile ja tõste sinna taha posti ja Pihela kõige kõrgemal seal on Valtser. Võtab voo üles, annab jooksu peale korjusele ka, keskel Lorenz küsib. Tuleb pall keskele ka ja seal teeb super tõrje praegu Lepp, aga suluseis ka, aga väga hea rünnak Floralt ja tõenäoliselt viimase momendiga ja nii ongi jah. Sellega saabki siis esimene poolaeg läbi. Aga olemegi teisele poole lavapille saanud. Sellised pool võimalusest midagi välja võluda ja siin nüüd paha viga ja selgelt praegu jäi, kui siin Flora vahetab. Platsilt tuleb ära number 66 Patrik Pihlak, korjusel pandi tee kinni, aga on võimalik Lorenzil palliga kasti minna. Lorenz palli kastis, tuleb löök ka ja see läheb vasakust esimesest postist mööda. Kerib pall. Tuleb sinna üsna penaltipunkti peale ka, saab sealt isegi. Levadia mehed saavad isegi löögile sealt, aga ei olnud mingit erilist jõudu sinna taha panna ei saanud, vaatame uuesti. Ja pall tuleb keskele. Aga see blokeeritakse ja saadakse hakkama selle olukorraga, kui nüüd siin oli ääre pealt juba Flora mees jooksu pistmas ja toime tuldud ja ikkagi jätkatakse selle lühikese sööduga tagant ja nüüd mööda paremat äärt põderdub palli kasti ka ja seal on võimalik lüüa ka ja õnnestub ka Lorenzil peanupp vahele saada, aga kui väljakult tuleb ära number 70 Devandor Eensalu ja tema asemel mängu sekkumas on number 80. Lehtmets õnnestub keerata ka, kas õnnestub nüüd lüüa. Mitu meest vastas tuleb peale löök ka, aga see helgelt ebaõnnestub ja terve hooaeg sisuliselt. Nii et eks näis, aga vahepeal siin Levadia uuesti rünnakul
aga Tatrik lahtise palli tuleb ja korjusääre peal jätkab Paltserile. Korjuselt tuleb pall kasti ka, saab lüüa ka ja mäng on 3-1 ja Kukkonen lööb Florale 3. Ja ei kusagilt praegu see 3. värav tuli ja suure tõenäosusega mees alustanud seda hooaega, vaatame uuesti, Korjuselt super pall kasti tuleb. Kaitselt väike valearvestus ja Kukkonen selja taga oli valmis selleks ja kasutab meisterlikult selle võimaluse ära. Pikem pall ette ka ja Korjus jõuab esimesena selleni. Jakovenko küsib keskel palli, Korjus lööb peale ka vasakuga, aga kohta, kust rünnakule minna, aga Floral on kõik mehed kaitses olemas ja nüüd Lehtmetsal on võimalik lüüa teine ära, aga ei tule seal. Õnnega pooleks pall mehel ette veel sattus, aga pall temani. Ja sellega ongi kohtumine läbi saanud. FC Flora U21 võidab FCI Levadia U21. Poolelt Gregor Lehtmets, keeruline mäng, kuidas ise kommenteerid tänast? No kõigepealt ma kiidaks Flora poisse, et meil ei olnud üldse lihtne lahing. Algus muidugi oleks võinud ära lüüa seal mõni rohkem, oleks võib-olla minema saanud, aga jah, ma ikkagi lõpuks kiidan Flora poisse. Ja lõime ära. Teine poolaeg oli üsna Levadia poolel kuni 3. väravani. Aga jah, peale väravat jällegi meie poolel. Et siuke edasi-tagasi mäng oli.